Ja meie järgmine esineja on Valdur Laid, keda mul on hea meel tunda. Tema on 1993. aastal lõpetanud cum laude Tallinna Tehnikaülikooli. Viimased 10 aastat on ta töötanud sellises ettevõttes nagu Elion ja viimased 8 neist aastatest selle ettevõtte juhina ehk siis meeletu kogemuste pagas ja hästi palju infot, mida tasub kõrva taha panna. Valdur. Aitäh, Karel! Tere! Kuna ma tulin otse lennukilt ja kuulates Riina juttu tiksumisest, siis ma ei saa ilma ühe täiesti poliitiliselt ebakorrektse naljata siia alguseks. Väga kahtlase välimusega araablane seisab lennujaamas. Tal astub ligi politseinik ja küsib, mis teed siin? No, tiksun siin niisama. Millest ma räägin, nagu ikka, igasuguseid lugusid on lihtsam enda kaudu jutustada. Ja eks ma põhiliselt suudangi neid mõtteid teile enda oma valikute ja oma elu kaudu, aga samas ka kasutades seda, et nii nagu Riinalgi on mul 2 last, kellest üks õpib juba pikemat aega ülikoolis ja teine nüüd esimest aastat Soomes, kus ma töötan koolis. Ja kuna tänase ürituse mõte, nii nagu ma Taurilt saabudes küsisin, on see, et teha teie jaoks teie valikuid lihtsamaks, et ma ei ole päris kindel, kas need paarkümmend inimest, kes teie eest läbi käivad siin, pisut vanemad kui teie või oluliselt vanemad kui teie jaoks valikuid lihtsamaks teevad, aga ma mõtlesin, mul võiks vähemalt 2 sellist asja olla, mis teile kindlasti kasu annavad. Ja slaididest oli siin juba juttu, mul ka ei ole slaide. Aga et üks asi, mida ma soovitan, ja see oli mu poja esimene õppetund Helsingis koolist tulles, esimese nädala lõpus rääkisime, mis on uut, mis on teistmoodi, ja tal oli üks selline soovitus, isa, et meil siin koolis arutatakse igast asjadest palju rohkem ja tuleb palju rohkem esitlusi teha. Ja siis ta soovitas mul oma töökaaslastele näidata sellist YouTube'i linki ja selle ma täitsa soovitan isegi kas meelde jätta või üles kirjutada. Life After Death by PowerPoint. Autor on Dan Macmillan. Ja te leiate selle YouTube'ist ja ma võin pea anda selle eest, et teil on teie elus, teie töös sellest kasu, sest kui ma vaatan seda, mida Dan Macmillan õpetab, kuidas slaide mitte teha, ja kui ma näen neid kõiki slaide, mida eri inimesed mulle mu töö tõttu ise esitlevad ja mida ma ise vahetevahel teen, siis ma ütlen, kõigil on arenguruumi ja sellest on teile raudselt tänasel päeval kasu, mida te seal näete. Aga tõesti, nii nagu Karel lühidalt ütles, ma olen lõpetanud algatuseks Lilleküla gümnaasiumi, siis Tallinna Tehnikaülikooli, töötanud 8 aastat Eesti Pangas, pärast seda õppinud aasta Šveitsis IMD-s, teinud MBA ehk siis ärijuhtimise magistri seal ja pärast lühikest kõrvalepõiget Londonis, millest ma ka räägin, oma väliskogemuse all siis töötanud 10 aastat Elionis, 8 aastat seda juhtinud ja tegelikult nüüd selle aasta algusest siis töötan Soomes, Soneras, juhtides siis samasugust ettevõtet, mis tegelikult kuulubki samasse Telia Sonera gruppi, nagu Elion on Eestis, Sonera on Soomes ja juhtides siis seda ettevõtet. Mis mul teiega jagada on? Ma arvan, et ma alustaks oma noorusest ja samasugustest valikute hetkedest ja jube tore oleks ju öelda, et kõik see, mida Karel ütles ja mida siit programmist võib lugeda, see kõlab jälle niimoodi uhkelt ja ise loed ka, vaatad, väga siuke sihipärane värk ja kõik on liikunud ja kunagi, kui ma noor olin, siis oli, ja väga uhke oleks öelda, et see kõik on olnud väga selline läbimõeldud ja mõtestatud, et on olnud sihid väga selged ja siis on astutud otsustavaid samme selles suunas. Et kunagi, kui meie siin nooremad olime, siis oli selline ansambel nagu Turist. Ta on isegi säilinud, kas teab, mis nime ta praegu kannab? Singer-Vinger, ma kuulsin sosinat siit ridadest. Singer-Vingeril oli selline laul, õigemini Turistil siis nüüd veel, kelleks saada veel ei tea. Ja ma ei tea, kas te olete seda kuulnud, aga see jätkub sealt edasi nii, et see polegi probleem. Ma arvan, et see ei olegi probleem ja palju olulisem kui see, et te teaksite, kas te tahate saada juristiks, IT-meheks, arstiks, tippjuhiks, on see, et teil on enda jaoks selged need püüdlused, see, millest te olete hea, millest te tahate veel paremaks saada ja elu pakub väga palju väga ootamatuid võimalusi nende püüdluste elluviimiseks. Ma toon näite 2 minu elu jaoks siiski vägagi olulisest hetkest. Kõigepealt kõrgkooli valik. Selline enda laiskust ja oma aega iseloomustav lugu.
Mõtlesin pärast keskkooli lõpetamist 87. aastal samamoodi, mida teha, kelleks saada veel ei tea, mingeid selgeid teadmisi ei ole. Teadsin, et olen matemaatikas suhteliselt hea, teadsin, et huvitavad sellised majandusvaldkonnad. Tartu Ülikooli, pere ainus laps, vanemad ütlesid, kuule jää ikka Tallinna, et oleks tore, kui sa siin oleks. No okei, kuulasin neid ka, mõtlesin, et oleks ikkagi võib-olla lihtsam kodus elada. Tallinnas vaatasin, mis võimalused on, tipp ehk siis praegune Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond. Tollal oli sisseastumine mitte nii ütelda suurte teaduskondade kaupa, vaid väiksematesse gruppidesse, ehk see oli kuskil sellised 20–40 inimest. Siis kohe tuli valida eriala. Vaatasin sisseastumiseksameid, vaatasin, et peale raamatupidamise oli ainult ühel erialal esimene sisseastumiseksam matemaatika, mida ma teadsin, et ma oskan hästi ja ei pea liiga palju suvepuhkusest raiskama selle peale, et sisse saada. Ja kuna ma olin lõpetanud medaliga, siis pidin ma, kui ma teen esimese eksami, mis oli siis matemaatika maksimumhindele, siis ma saan kohe sisse. Tollal ei olnud kõiki need 100 punkte, oli tegelikult 1–5 hinded ja kui ma teen selle 5, siis ma saan sisse. Ja nii ma siis tegingi oma valiku mugavusest ja laiskusest, kuna raamatupidamine ei huvitanud, majandusteaduskonna tahtsin minna, Tartusse ei viitsinud minna, Tallinna Tehnikaülikooli mõtlesin, et okei, tegin selle valiku, tegin selle esimese eksami ära, sain sisse. Selline põnev eriala oli, või mis siis see eriala oli? Eriala nimi tol hetkel oli, nüüd tuleb pikalt kuulata, majandusliku informatsiooni mehhaniseeritud töötlemise organiseerimine. Väga põnev. Aga kokkuvõttes ma arvan, kui te võtate nüüd selle, milline ettevõte on Elion, siis majandusliku informatsiooni mehhaniseeritud töötlemise organiseerimine on iseenesest seotud infotehnoloogia ja selle juhtimisega. Ehk väga kaugelt kuskilt hakkas liikuma mingisugune teekond, mis viis mind kuskile välja vägagi teistsuguste või ütleme mitte väga sihipäraste valikute kaudu. Teine näide. Ma arvan, minu jaoks elus kõige olulisemaks pöördepunktiks oli aasta Šveitsis, kus ma õppisin siis ärijuhtimise magist tegin. Ja ka seal, kui ma pärast 8 aastat Eesti Pangas olin otsustanud, et ma tahan ikkagi mingit olulist muutust oma elus, rahvusvahelistumist, kõike muud sinna juurde kuuluvat, siis valik oli, et tahan sinna IMD-sse minna. IMD-s oli konkurss 1 inimene 18 inimest ühele kohale. Tegelikult, kui rahulikult mõelda, siis see, kui keegi saab sisse esimese eestlasena, mis ma olin tol hetkel, ja lõpetab konkursi ja saab sisse läbi konkursi, kus on 1–18, siis on täielik juhus. Seal ei ole mitte mingisugused objektiivse kriteeriumid, kuna mingeid eksameid ei sooritata, tehakse lihtsalt intervjuusid. Ja sul tuleb ette näidata mõned nii ütelda oma võimekust tõendavad näited oma varasemast karjäärist ja mõned testid. Ehk selles mõttes täiesti võib öelda, et oli õnne. Oli õnne saada sisse, see oli väga pöördeline ja väga oluline, ma arvan, minu jaoks aasta elus, aga jällegi, et ma ei saa küll öelda, et see kõik oleks olnud väga, väga sihiteadlik. Siis mis juhtus selle aasta jooksul, lisaks sellele, et ma veetsin aasta koos 80 üle maailma 40 ja enamast riigist koos olnud inimesega, enam kui 40 riigist pärit inimesega veetsin koos terve aasta. Selle aasta jooksul juhtus üks jällegi täiesti juhuslik sündmus selle muu koolitöö kõrvalt. Tolleaegne Elioni juht oli 2001. aastal, kui ma seal olin, oma esimesel ja viimasel ärijuhtimise rahvusvahelisel koolitusel nädalaks seal samas IMD-s. Mina tutvusin temaga seal kohapeal, ikka tore, kui keegi eestlane tuleb samasse kohta. Rääkisime pisut juttu, see jäi sinna. Ja umbes 3 aastat hiljem täiesti juhuslikult uuesti kokku puutudes, nüüd juba Eestimaa pinnal, kutsus ta mind tolleaegsesse siis Eesti telefoni, nüüdsesse Elioni tööle. Elu on täis väga ootamatuid võimalusi. Kui su enda püüdlused või soov, mida sa teha tahad, on selge, siis on lihtne leida neid võimalusi, mida elu pakub. Ja kõik 2 nende näitega ja ka mõnede muude näidetega, millest võib veel edasi rääkida, kui aega jätkub. Ma tegelikult ei taha propageerida mingit fatalismi, aga seda, et teadke seda, millest te olete head, teadke seda, milleks te tahate saada, millised on need teie suured püüdlused. Ja siis väikeste sammude kaupa tehke neid otsuseid, võtke endale neid eesmärke, ma teen selle sammu, ma teen selle sammu, ma teen järgmise sammu. Et ei ole mõtet üle stressata ja proovida enda jaoks kogu maailma 18 või 20 aastaselt valmis mõelda, aga oluline on aru saada, mis on see, kuhu ma tahan minna. Ja see ei ole üldse lihtne küsimus. Nagu Riina ütles, maailm on täis, või Eesti, nii kui me oleme näinud, ja ma võin öelda ka, et maailm on täis inimesi, kes tiksuvad.
ja ei ole rahul sellega, mida nad teha tahavad. Ehk parim, mida te saate enda jaoks selgeks mõelda, on just nimelt see, milles ma olen hea, kuulata oma sisemist häält. 12 aastat, kui te käite gümnaasiumis, otsustatakse teie eest ja nüüd äkki tuleb teha ise valikuid, see ei ole sugugi lihtne. Et see ei ole lihtne ja kui enda sisemine hääl on vaikne, siis küsige heade sõprade tuttavate käest. Alati oskab keegi öelda midagi, millest teie olete head, millest te silma torkate ja kas või seda aluseks võttes on teil kindlasti lihtsam leida neid püüdlusi, neid sihte oma elus. See oli natuke mõtteid suhtumisest ellu ja kuidas valikuid teha oma näidete näol. Nüüd välismaast, et ma olen mõnda aega nüüd siis juba ka elanud välismaal ja ka varasemas elus päris palju välismaal ka elanud ja käinud. Et paar mõtet, et kui rääkida just nimelt väliskogemusest, siis andke endale aru, mida te seal tegemas olete. On see raha, mille järgi te lähete? On see huvid? Igal juhul on väga oluline see, et see, mida te välismaal teete, annaks teie oma püüdlustest ja oma eesmärkides mingisuguse uue tõuke ja ka halb kogemus või kogemus, et midagi on, mis teile ei meeldi, on alati kasulik. See aitab areneda, see aitab edasistes valikutes lihtsamini liikuda. Ma võin enda najalt rääkida selle näite, et kui ma 2001. aastal pärast siis aastat Šveitsis pidin järgmist töökohta valima, aasta õppinud, raha ei ole, pere kaasas, kõik muud mured ka kukil nagu ikka. Tegin kiire valiku, oli pakkumine Londonisse investeerimispanka tööle, läksin. Pärast poolt tundub nagu suurepärane, mis saab häda olla. Kindlasti üsna muljetavaldav palk, kõik mu juurde kuulub. Aga pärast poolt aastat Londonis, siis ei olnud mul ka pere seal veel kaasas, sain ma aru, et tegelikult see põhjus, miks ma olin omal ajal Šveitsi õppima läinud, ei olnud see, et ma saaksin minna Londonisse tegeleda kitsalt mingisuguse investeerimispanganduse väga kitsa liiniga, vaid ma tahan midagi enamat ja seetõttu, kui see pakkumine Elioni tolla tuli, kuigi Eestisse tagasi, kuigi mu soov oli rahvusvahelise karjääri järgi, kuigi oluliselt võib-olla selles mõttes väiksema tasu peale, siis ma tundsin, et see on midagi sellist, mis minu jaoks tegelikult, minu elu, minu püüdluste jaoks on palju olulisem. Ja seetõttu oli seda valikut pärast poolt aastat Londonis palju lihtsam teha. Ja nagu ma ütlesin, iga kogemus on selles mõttes kogemus, et mu vanem tütar siis, kes praegu õpib Lavakas, aga kes ennem õppis Tartu Ülikoolis eesti keelt, sattus siis Erasmus vahetusprogrammi kaudu õppima Prantsusmaale, Pariisi ülikooli. Ja ma väga loodan ja usun, et väga paljud teist saatavad samamoodi vahetusüliõpilasena kuskile nende erinevate programmide kaudu. Mis tihtipeale on esimene tagasilöök nendes programmides, on see, et te avastate, et see, mida seal koolis teile pakutakse, on tegelikult suhteliselt keskpärane nendes välismaa koolides vahetusprogrammide kaudu ja mitte nii huvitav. Nüüd mu tütre soovitused teile, kui sellised hetked tabavad, olid väga lihtsad. Olge ise aktiivsed, uurige, mida veel on võimalik õppida, sest need tavapärased programmid võivad olla üsnagi sellised lihtsakoelised. Mida veel on võimalik õppida? Millised on need asjad, mida te seal, kus te vahetusõpilasena olete näiteks? Mida on võimalik õppida ainult seal koha peale, millel Eestis õpetust näiteks ei ole? Ja mida kindlasti veel, kasutage ohtrasti neid võimalusi, mida tudengiks olemine mujal maailmas pakub. Ja neid on väga palju, on see lisasoodustuste, lisavõimaluste näol, et omandada enda jaoks seda pagasit seljakotti, millega tulevikus, karjääris, elus paremini hakkama saada ja mis teile seal toeks oleksid. Minu meelest Riina ütles väga hästi selle, ja see ei ole uus mõte, Kierkegaardi mõte, et asju on võimalik kokku siduda, nii nagu mina seda praegu tegin enda eluga mingit pidi, ainult tagantjärgi. Oluline on see, et igal ajahetkel see mingi teadmine selleks, mida me tahame teha, millised on need püüdlused, mis eesmärkide poole me liigume, on olemas. Ja kui üks soovitus mulle, mida kaasa võtta pärast sellist segast päeva, kus 20 inimest on erinevatel teemadel rääkinud, oli see PowerPointi video, siis teine soovitus selle sama mõtte uuesti enda jaoks selgelt läbielamiseks on Steve Jobsi 2005. aastal tehtud lõpetamiskõne Stanfordi ülikooli üliõpilastele. Jällegi võite endale kirja panna, see aitab mõtteid selgitada ja haakub just nimelt selle mõtte ümber. Teadke, mis on need teie püüdlused, mis on eesmärgid. Küll elu annab neid suundi, kuidas seda mööda edasi liikuda
ja pärast vaadake oma käimistele tagasi ja te suudate need punktid enda jaoks oma elu kaareks hästi kokku siduda ja sealt tekib jälle uusi võimalusi, uusi hüppeid. You can only connect dots afterwards, on see tema peamine mõte sealt, aga see on väga oluline, et oma elule ükskõik millisel hetkel tagasi vaadates te suudaksite öelda, mis need punktid on olnud, kuidas need omavahel seostuvad ja kuidas siit edasi kasvab välja uus tulevik. Kompass ja suund on oluline, mitte kaart ja kontrollpunktid. Aitäh! Aitäh, Valdur! Aitäh, et sa ei tiksunud, kuigi otse lennujaamast tulid. Ja mõelda, kui kaks esinemist kokku panna, siis mõelda on nii palju ja selles suhtes on sellel real, kuni Karelini, on sellel real see eelis, et me saame juba tagasi vaadata. Teil on see, et te peate vaatama ettepoole ja otsustama ja mõtlema, millised punktid saavad olema, millised need dotsid seal tee peal on.